tulemast vaatama, kuulama Uncasti reportaaži otse laivis, niivõrd laivis, meie jaoks hetkel live, 23. oktoober, täna siin Vabaduse väljakul ja oleme Reimoga siin platsis, tulime kohale, mina tulin Paidest, Reimo tuli ka oma Rakvere kandist. Nii et mõtlesin, et teeme väikse lühikese klipi siin koha peal. Et nagu näha, möll käib, aga väga rahulik möll on selles mõttes mingisugust kuidas ma ütlen, midagi negatiivset siin ei ole näha kuskilt, keegi kedagi ei kiusa, probleeme pole, väga rahumeelne üritus, et selles mõttes konkreetne, mis see kell praegult on, lihtsalt info mõttes 3:02, et lihtsalt läheks kirja õige info siia videosse ka, et väga rahumeelne. Levi siis jah kuuldus, et võib toimuda mingeid provokatsioone värke, aga ei, kõik on rahulik ja viisakas ja isegi mõmme on vähe näha. Nägime, seal oli 2 naisterahvast olid seal tee peal üles, kes on siis politsei kostüümis. Ja ma ei nimeta neid politseinikeks, ma nimetan naisterahvasteks, kes on politsei kostüümis. Selles mõttes, nii on. Just nii ongi. Aga muidu väga asjalik üritus, info on omal kohal, mis siin jagatakse. Väga kasulik, asjalik, aitab äratada inimesi selgeks teha, mis tegelikult toimub ja mida rohkem inimesi siia kas või uudistama tulnud, saavad kindlasti siit õigevat infot kätte kuskilt mujalt. Nii et väga asjalik, kasulik üritus. Ilmselt läheb veel siin paar tundi sellega. No, mina tulin siia põhiasjalikult solidaarsust näitama, et seda nagu massi lisada. Eks siin kõiki neid kõnesid peab enda jaoks tõlkima anaršistina. Ja siis plaksutad kaasa ja siis ise sisemiselt tead, millal sa tahtsid plaksutada. Demokraatia ja vabadus ja ei käi nagu kokku. Aga solidaarsus ikkagi, et me kõik tahame vabadust. Meil kõik on see vabadus. Aga iga jaoks tähendab see natuke eri asja. Sellepärast ei saa siis asi olemata jääda. Täpselt. Et see need põhiõigused on meil kõigil olemas. Meil ongi üks probleem, et me ei tea oma õigustest väga palju. Sest koolis meile ei õpetata väga palju nende asjade kohta nii selgelt. Kas või see sama vahejuhtum, kus nüüd sinu vend käis vaata seal, just rääkis meile story, et kuidas ta käis, kas see oli poes või kuskil vabamajas või kuskil seal tahtis minna mingit staffi ostma endale ja siis see oli turvamees, läks ta rääkis turvamehega juttu, et ilusti viisakalt sisse saaks, aga ta näitas ette ka või rääkis nendest seaduse punktidest ja määrustest asjadest, selgitas kogu seda asja lahti nagu siis Eesti seaduse baasil ja siis turvamees jäi nõutuks, ütles, et mine räägi seal infoletisse ja siis ta läks infoletti rääkima ja selgitas asja ära ja pärast sai põhimõtteliselt ilusti rahulikult sisse poodlema ja paar päeva hiljem olid need sildid maha võetud sealt samast kohast, et mis nõudsid siis mingisugust tunnistust või maski või mis seal olid, mingid piirangud. Kohe sildid kadusid ära mingil hetkel lihtsalt, kuna see mees teadis oma õigusi. Väga vähesest piisab. Jaa, vähesest piisab. Kui palju võib mõjutada üks selline väike asi, kui inimene teab oma õigusi ja teab siis seadust. Kas või siukseid lihtsaid asju. Ja üks pilt, ma panen selle päev pildi ka siia. Üks asi, millest ma ka varem ei teadnud, nüüd sai selgemaks ja ma usun, et need väike pildikena siin juures saad teil ka natuke asjad selgemaks teha, jah. Aga mis sa tänasest, mis muljed on nagu kõige vingemad tänasest? Muljed on sellised, et selline sõbralik õhkkond on ja selline toetav, positiivne, rahulik, kuidagi siukest armastust isegi tunnen õhus veidi ja sellist nagu relax, siin on vaba rahulik olla, et ei tunne, et kuskilt keegi ahistaks või hirmu efekti ei teki ka, et väga mõnus. Just. Et kui keegi kuskilt uudistest peaks hakkama infot kuskilt kirjutama või levitama kuskilt artiklites peavoolumeedias, et ma ei tea, mingi hirmutamisüritus, siis see on täielik jama. Siin ei ole kordagi olnud mitte midagi hirmutavat selle koha pealt, et mina ei ole kogenud kordagi, et kedagi oleks hirmutatud siin mitte midagi. Väga äge. Ja põnev ja huvitav. Minu jaoks oli tipphetk oli see, kus tehti suur aplaus Sparta spordiklubi omanikule. Sellega sain kohe 100% kaasa hüüda. Sparta, täpselt.
Ja siin... väga julge mees on, kes seda Spartat siis juhib seal. Ma siin isegi spekuleerisin, et võib-olla see Sparta omanik on ka hankap, et Anahra kapitalist, sest need värvid, firma värvid seal, ma nägin klubi sees pilti, seal oli silt oli kolla-mustaga, voluntaristide lipp on kolla-must ja Anahra kapitalist, et kes teab? Jaa, kes teab. Igal juhul minul isiklikult on kuskilt see mõte tuli, et sinna pakkusid mõtte välja, et rääkida selle Mardiga sellest Pirate Chain'ist. Keegi käis selle idee välja kuskil Telegrami grupis. Kuskil käis keegi mõtte välja, et võiks rääkida just selle Sparta omanikuga Pirate Chain'ist. Jah, keegi teine. Jaa. Põnev mõte iseenesest. Et võib-olla mingi hetk krüptorahaga saab maksta seal Sparta spordiklubis. Üks huvitav asi on veel, et väga populaarne, mille hüüda, selline loosung, mis läks kohe käima, oli see, et maha Kaja Kallase valitsus. Aga lõppes see muidugi sellega, et siin seisate ju uus peaminister. Kuningas on surnud, elagu uus kuningas. Et jah. Eks nad ilmselt püüavad omal viisil kuidagi lahendada seda kriisiolukorda ja teha midagi parema tasemele, aga kas sellest tuleb midagi paremat tasemele, ega kindel pole. Aga jah, kindel on ainult see, mis siin üldse kindlalt on. Kindel on ainult need universaalsed seadused ja meie vaba tahe, eks ole. Ja see, kuidas me armastuses koostööd teeme ja mõtleme järgi, miks me üldse elame ja mis elu mõte, miks me üldse siia maailma elame ja mis edasi saab. See on nagu, nendel asjadel peaks mõtlema, et luua midagi paremat kõigest sellest. Lihtsalt tühja lahmimine ja millegi järgi kuskil jooksmine mõtlemata ei viiga kuskile. Parem on selgeks teha, et miks sa elad ja mida sa tahad saavutada elus. Selle kohta ma olen väga huvitavaid asju lugenud viimase ajal allikatest, mis Arto on mulle soovitanud. Sellest räägime edaspidi. Püsige lainel. Tuleb saada sellest kindlasti. Natuke pikemalt rääkida.